see tunnel on kalu täis. Kas siin on ka alligaatorid? Hoia eemale. Oh jah, vaata neid kõiki. Mis toimub? See näeb välja nagu raid või midagi sellist. Sa võiksid sealt enda suuruse kala kinni püüda. See on 24 tundi kestev väljakutse. Oh jumal, ma püüdsin kala. Ta on nii pisike. Ma pole kunagi sellist näinud. Tule nüüd, Arovana. Oota, seal sees on suur kala, Helen. See on tõeline koletis. Oh jumal, seal on nii palju kalu sees. Saime ühe kätte. Ai! Sain kätte! Mis toimub PFP Nation? Tere tulemast tagasi järjekordsele ägedale videole, kutid. Täna tuleme tagasi kohta, kus me pole väga ammu käinud ja mis on täis akvaariumikalu. Tegelikult oleme siin ainult ühe korra varem käinud ja te panite selle video korralikult käima. Me püüdsime siin pööraseid asju ja ma arvan, et sellel videol on üle 1 miljoni vaatamise. Ja mingil põhjusel, ma ei tea miks, pole me lihtsalt tagasi tulnud. Ja ma arvan, et sellest on möödas umbes 4-5 kuud võib-olla ja lõpuks oleme tagasi tegemas teist osa, mida te olete oodanud. Põhimõtteliselt on see lihtsalt see väike oja siin, mis viib tunnelitesse ja siis ühendub sellega hulk kanalisatsioone. Nii et selles ühes väikeses piirkonnas on umbes 4 erinevat kanalisatsiooni, mis on kalu täis. Saad siin oma kalapüünised panna, võrgu sisse visata. Eelmine kord, kui me seda tegime, püüdsime, ma arvan, et kuramiid, Aafrikat, tsihliide. Sellest on kaua möödas, nii et ma olen enamiku püütud kaladest unustanud. Ma tean, et me püüdsime 2 disainerplekkod, aga mõned väga uhked, nii et ma loodan täna nende peale. Ja, ma olen lihtsalt väga elevil, et saan seda kohta veelgi rohkem avastada. Vaatame, mis siin veel elab. Me püüdsime ka ühe hiiglasliku säga, kellele panime nimeks Butthead ja ta kadus varsti ühte mutiikidest. Võib-olla püüame täna tema venna. Jah, mehed, meil on täna kaasas 3 kalapüügipüünist. Vaadake seda. See siin on mana hea. See töötab alati. Me kasutame seda alati ja see püüab alati kala. Nii et meil on see, mille vahel valida. Meil on ka see, mis on meie koletis kalapüünis. Kui me selle lahti teeme, näete, miks me seda nii kutsume. Vaadake seda asja. Kui me siia midagi püüdma saame, siis see saab olema hiiglaslik. Me võtsime selle täna kaasa, sest teame, et siin on ka suuri kalu. Ja siis on meil veel see püünis. Te pole seda ammu näinud. See on nagu esimene torupüünis, mille me kunagi tegime. Me ei kasuta seda enam eriti, sest teate mis? See pole lihtsalt kõige parem. Aga ma arvan, et oleks täna päris lõbus seda uuesti proovida ja kasutada. Pole seda ammu kasutanud. Teile see väga meeldis. Tegelikult on mul kaamera taga minu tüdruksõber Helen. Täna teeme 1-1 vastu võistluse. Kalapüüniste 1-1 vastu. Nii et Helen, annan sulle esimesena valida. Sul on eelisõigus. Sa saad valida, millist kalapüünist sa tahad kasutada ja siis valin mina teise. Kirjutage kommentaaridesse, kelle te panustate, sõbrad. Helen, vali oma kalapüünis ja paneme neile sööda sisse. Nii, Helen, sul on valida 3 kalapüünise vahel. Millise sa valid? Noh, neid praegu vaadates näen juba, et see siin on minu jaoks liiga väike. Mina lähen suurte purakate peale välja. Helen läheb suurte purakate peale. See siin lihtsalt ei sobi. Olgu, järgmine. See tundub palju suurem, nii et see paistab palju tootav. Noh, kui sa vaatad seda auku, siis selle auguga sa suurt purakat küll ei püüa. Auk on tõesti väike. Olgu, meil on siis võitja olemas. See on siis kindlasti sinu jaoks õige lõks. Sa püüad suure kinni. See on lihtsalt hullumeelne. Jah, seal võid sa kinni püüda kala, mis on sama suur kui sina. Ma olen valmis. Olgu, nüüd pead sellele sööta külge panema. Sa pead puudutama neid rõvedaid, mahlaseid viinereid. Olgu, kutid, ma panen nüüd Helene kalapüünisele sööta. Ta valis kõige suurema, sest ta tahab kõige suuremat kala. Ma austan teda, eks? Ta läheb suurelt peale. Meil on siin need viinerid. Nii, ütle mulle, millal piisab? Hästi, ütle millal, Helene. Olgu. Tõesti. See on hea. Võib-olla veel üks. Võib-olla veel üks. Veel üks. Kas see sobib sulle? Kas sellest piisab? See näeb täiuslik välja. Nii et see jätab, see jätab mulle 2. See on kõik, mida sul vaja on. Olgu, tead mis? See ongi kõik, mida mul vaja on. Ma näitan sulle. Ma tõestan, et sul ei ole õigus. Tead, vähem on rohkem, nagu öeldakse. Nii et siin on Heleni kalapüünis. Tal on seal päris mitu viinerit söödaks. Nüüd on aeg sul see paika panna. Jumal küll, seal on suur karr. Kas sa näed seda? Lihtsalt hoia oma varaste silm peal. Sinuga on kõik korras. Olgu, sul on oma kalapüünis. Kuhu sa mõtled selle panna? Ma mõtlen umbes sinna. Sinna. Okei. Näeb hea välja. Mida sa loodad siin püüda? Hästi, väike kalapüünise eelintervjuu. Mida sa loodad? Arovana. Okei, ta loodab Arovana peale. Noh, eks näis. Nagu ma ütlesin, me oleme siin ainult korra varem käinud, nii et me tegelikult ei tea, mis siin sees on. Võimalused on lõputud. Tead mis, Helen? Sa võidki Arovana püüda. See pole üldse võimatu. Unustasin mainida, kutid. Me jätame need kalapüünised välja 24 tunniks.
see on 24 tunni väljakutse. ma valin praegu oma kalapüünise ja siis kõnnin tegelikult sinna teise tunneli juurde, päris oja lõppu ja panen selle sinna. me pole seal kunagi varem kala püüdnud. Aeg on mul kalapüünis valida. Okei, nüüd, kuna ma kasutan alati seda, siis tahaksin seekord natuke vaheldust. Nii et ma võtan selle meie vana torupüünise. Nii, seal nad lähevad, alla toru, aeg sinna alla kõndida ja vaadata, mis saab. See on pikk jalutuskäik. Nii, kutid, me liigume siit alla peidetud tunneli juurde, aga kui te siia vaatate, siis ojas voolab praegu vesi. Nii et ma arvan, et pärast seda, kui ma oma kalapüünise paigale panen, hakkame siin natuke võrguga püüdma, et saada aimu, mida siit võiks püüda ja loodetavasti saame midagi ägedat kätte. Vaatame järele. Me oleme jõudnud sellesse uude tunnelisse, kus me pole kunagi varem käinud ja see on tohutu. Ma ei saanud altpoolt aru, kui suur see on, aga see on tõesti kõige suurem tunnel, mida ma kunagi näinud olen. Vesi on kristallselge ja kohe, kui ma üles kõndisin, jooksis 1 miljon kala sinna laiali. Ausalt, see on kõige rohkem kalu, mida ma kunagi näinud olen. Mul on praegu päris suur kiusatus sinna võrku visata ja vaadata, mis kalad need on. Mul on siin võrk ja siis paneme mu kalapüügilõksu tunnelisse. Jah, vaata neid kõiki. Ma proovin neile välkrünnaku teha. Hakkame pihta. Vaatame. Mis see on? Ma arvan, et see on lihtsalt mudilane. Igav vana mudilane seal. Me ei hoia teda. Viskame ta tagasi. Ainult ühe väikese tõmbega püüdsime juba kalakutid. Kutid, ma rooman praegu läbi tunneli ja uurin seda. See on väga sogane, väga kahtlane, aga ma näen palju kalu. Vaadake seda. Tegelikult ei saa seda eriti vaadata, sest vesi on nii tume. Vaata seda. See on nii õudne. Tegelikult on see päris sügav ka. See on võib-olla umbes jala sügavune. Olgu, see on kindlasti õige koht, kuhu oma kalapüünis panna. Ma võidan kindlasti Heleni. Ma arvan, et panen selle nii, et kogu avaus on seespool, sest seal on kõik kalad. Ma uputan selle veega. Siin see tuleb. Jah, see vajub. See on täiuslik. Nii on see täpselt tunneli keskel. See võib seal sees täiesti vabalt ringi hõljeda. Olgu, kutid, me oleme natuke mööda oja ülespoole liikunud. Hakkame nüüd võrkudega püüdma. Mul ja selle kohaga on arved veel klaarimata. Me oleme siin ainult korra käinud ja saime väga ägedaid asju. Nii et ma olen väga põnevil, et näha, mida me seekord saame. Me täidame selle ämbriga siin. Olgu, ma hakkan seal sees võrguga püüdma. Palju muda. Seal pole midagi. Oh, siin on palju kalu. Vau, siin on nii palju kalu. Vaata seda. Siin on väikesed mollid. Kas näed neid? Hulgaliselt väikseid mollisid. See on nii lahe. Aga midagi erilist pole. Lihtsalt väikesed mollid. Viskame nad tagasi. Pole see, mida otsime. Lähme edasi. Jah. See on päris kena sügav tasku seal. See peab midagi sees olema. Suurem kala! Vaata seda. Siin on suurem kala. Mis see on? Just pagan. See on nagu mingi tsihliid. Ma arvan, et see on Texase tsihliid. See on hullumeelne. Väike Texase tsihliid kohe alguses. Lihtsalt väike beebi. Olgu, ta läheb kindlasti ämbrisse. Me jätame ta kindlasti alles. Lähme edasi. See on hea märk. See oli hea. Ma nägin seal palju kalu. Veel mollisid. Kas sa teed nalja? Vaata seda. Seal on vähk sees. Näed teda? Ta on tegelikult väga oranž. Vaata, tal on natuke valget peal, natuke punast, eriti sõrgadel. See on kindlasti mingi erivorm. Nüüd me teame, et siin on ka värvilisi vähke. Hoiame neil silma peal, paneme ta nüüd ämbrisse. Ta on päris lahe. Nii, nüüd läheb ta ämbrisse. Meil on juba 2 allesoitavat kutid. Me keskendume peamiselt kalalõksudele, aga proovime ka õnne selle võrguga ja vaatame, kas saame midagi kätte. Lähme edasi. Vaata seda kala. Okei, ta läks just rohu sisse. See oli suur valge kala. Kas sa nägid teda? Oota, seal on ta pea. Ta piilub välja. Okei, ma proovin ta võrguga kinni püüda. Issand, kas see on molli? See näeb välja nagu albiino Oscar. Tule. Nüüd. Ma arvan, et sain ta kätte. Ma arvan, et ta on seal sees. Ma ei tea, mis see oli. See on kindlasti mingi... Issand, vaata seda juveeltsiiklit. See on ilus. Kas sa näed neid värve? See on hämmastav. Kui ma püüan tõeliselt ilusa juveeltsiikli, tahan ma ta alati endale jätta, aga mul pole teda kuhugi panna, nii et laseme ta tagasi. See on tõesti lahe, aga siin oli ka midagi albiino. Tundus vähemalt nii. Seal ta on. Issand, ma oleksin ta peaaegu tagasi visanud. Vaata seda. See on hiiglaslik molli. See on hiiglaslik molli. See on hämmastav. Nüüd hakkame juba palju ägedaid kalu püüdma, kutid. Jätkame, vaatame, mida veel siit välja saame. Päike hakkab loojuma ja siis on aeg need lõksud 24 tunniks jätta. Ja, siile ta ämbrisse lähebki. Me hakkame siin natuke ülesvoolu kahvaga püüdma. Vaadake neid taimi. See on lihtsalt rõve. See haiseb ka kohutavalt. Oh, issand. Issand jumal, kas sa nägid seda liigutust? Ma arvasin, et see on kepp. See eematas mind korralikult ära. Vaata seda.
see on päris kala. Oe, mis see on? ei, ta on läinud. Seal ta on, oota. Ta lihtsalt kadus muda sisse. Mis pagan see oli? Tere! Kas see on tema? Jah, see on tema. Ma sain ta kätte. Mis pagan? See näeb välja nagu reid või midagi sellist. See meenutab natuke farlovellasaga, kui te neid teate, aga ma arvan, et see pole see. Ma ei usu, et ma olen varem sellist püüdnud. See on tõesti lahe, kutid. Uus kala siin kohas. See on äge. Paneme ta ämbrisse, kutid. Palun aidake mu see kala kommentaarides ära määrata. Nii, see on 4. Issand, me tõesti kiirendame siin tempot. Nii, kutid, kui te pole seda kohta veel ära tundnud, siis nüüd kindlasti tunnete. Vaadake, otse minu all on hiiglaslik kanalisatsioon. Need on need kanalisatsioonid, kus me esimeses osas siin kalastasime. Me kalastasime siin ja siis ka üle tee olevas. Me saime seal päris ägedaid asju kätte. Ma tahaksin selle üles tõsta ja seal natuke kahvaga ringi käia. See on päris roostes. See polegi nii hull. Jah, täpselt, see on päris raske. Nii, meil on hiiglaslik kanalisatsiooni rest lahti. Vaata, seal all on nii pime. See on nii salapärane ja hirmus, aga seal on kindlasti kalu. Proovime ära. Oota korraks. Otse mu võrgu peale. Ma murdsin selle ära. See ei kestnud eriti kaua. Ma viskasin kanalisatsiooni resti oma võrgu peale, aga see töötub ikka veel, eks. Saab ikka veel kala püüda. Oh, jumal, Olgu. Ma jõudsin kohale. See on nii sügav. Ma püüdsin kala. Ma päriselt püüdsin kala. Vaata seda. Oh, see on sääsekala. Ma läksin asjata elevile. Oh, issand. See on seal tõesti väga sügal. Ma püüdsin kala. Seekord on see suurem kala. Vaata seda. See on päris kala kohe. Mis see on? Vaata seda. See on säga. Meil on külalised. Vaata seda. Ei ole võimalik. Jaa. Kuule, ma lihtsalt nägin siin mööda kõndimas, ma mõtlesin, et ei ole võimalik, see tüüp on päriselt kanalisatsioonis. Me püüame siin kala. Vaata seda. See on hullumeelne. Naljakas, vend. Head õhtut, kutid. Sulle ka. Vaadake seda, kutid. Meil on siin väike säga. See on esimene lahe kala päris kanalisatsioonis, eks. Seekord teeme asju teisiti. Me püüame kanalisatsioonis võrguga ja paneme oia kalapüüniseid. Tavaliselt on vastupidi, nii et see on lõbus. Olgu, viskame ta lihtsalt tagasi. Oh, issand. Olgu, seekord jõudsin põhja. Vaatame. Oh, jumal küll. Ei ole võimalik. Kas see on sama kala või on see teine? Ma arvan, et see on sama kala. Kas see on sama säga? Ma arvan küll. Mul on nii kahju. Ma püüdsin sama kala kinni. Mine. Ma ain siit minema. Jumal küll. See on ilmselt üks hirmutavamaid asju, mida ma kunagi teinud olen. Me oleme praegu kanalisatsioonis. Vaata seda. Siin on nagu kruus. Mis see on? Vaata, seal on kollane kala. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Olgu, las ma lähen siit kiiresti välja. See on natuke hirmutav. Vaata seda tegelast. Ta on nii lahe, ta on nii väike. Ma pole kunagi sellist näinud. Olgu, ta läheb ämbrisse. See on äge. Ma arvan, me lõpetame oma kanalisatsioonipüügi natuke varem, sest kui sa sinna vaatad, on seal pilkane pimedus. Päike loojub ja kanalisatsioonis on natuke kahtlane olla. Me lõpetamegi siin. Tuleme ühe terve päeva pärast tagasi, kutid. Me teame, et selles ojas on palju kala, aga võrguga siin ringi käia ei toimi. Õiglaselt öeldes, meil peavad olema need kalapüünised, kutid, et teate küll, päriselt midagi ägedat kinni püüda. Nii et täispikk 24 tunni kalapüünis algab nüüd. Näeme teid seal. Olgu, kutid, nüüd on täis 24 tunni möödas, oleme järgmisel päeval tagasi. Oleme kohe valmis oma püünised üle vaatama, kutid. Me näeme, et Heleni püünis on tegelikult liikunud ja hotdoge pole enam alles. See on tõesti põnev. Vaadake ise, on selgelt näha, et see on päris palju liikunud. Tal oli see palju madalamal ja me ei näe ühtegi neist 20 hotdogist, mis tal seal sees olid. Nii et kes iganes sinna sisse läks, oli näljane ja sõi kogu sööda ära. Nii et see võib olla midagi suurt. Ma ei näe midagi silmaga, mis on päris imelik. Aga Helen, tõmba püünis ülesse ja vaatame, mis sul seal on. Tule nüüd, Arovana. Arovana! Sa ikka loodad Arovana peale. Ma ei näe ühtegi. Seal on ikka veel mõned viinerid sees. Oota korraks. Oota, seal sees on suur kala, Helen. Kas see on Oskar? Ma arvan, et sul on Oskar. See on nagu seal taga. Tõmbame selle välja. Jah, see on Oskar. Mis see küll on? Mu jumal, kas see on jõevähk? Mis see küll on? Kas see on tõesti jõevähk? Ma ei tea, mis see on. Jah, sul on seal mõned sihhlidid. Vau, ta just hüppas. See on nagu suur krevett või midagi sellist. See on tohutu. Jah, ma ei teadnudki, et siin on krevette. Kuulge, Helen püüdis just midagi väga veidrat. Ma ei tea, mis see on. Täidame ämbri, et ta sinna panna. Olgu, issand, Oskar läheb hulluks. See on suur Oskar. Ma ei taha seda asja isegi puudutada. See on nagu tullukas. See näeb tõesti välja nagu tullukas. Kui see on jõevähk, siis see on nagu maailmarekordi suurusega jõevähk. Kas ma proovin selle Oskari kiiresti välja saada? Nüüd, tundub, et sa ei saanud eriti palju kalu, aga selle väikese Oskari said küll kätte. Sa püüdsid suurt mammat. Kas see on suur mamma? Võib-olla on see nagu keskmine.
mamma. Käsk mine mama. See on siiski lahe. Hoiame ta alles, Oskar Armi kindlasti. Meil on siin väike tilaapia, laseme ta tagasi. Hei, see on minu kala. Sa on alles jäänud. Jah, ma teenisin ta välja. Vaata seda, sul on ka mõned õunateod. Olgu, terve hunnik õunatigusid. Noh, ma arvan, et peamine asi, kõige hullumeelsem asi, mille sa püüdsid, on see, ma mõtlen, mis see üldse on. Ma kardan seda puudutada, kas sa tahad teda katsuda? Ei. Ma proovin ta üles tõsta. Vaata seda asja. Oh, jumal, see on rõve. Oh, issand. Okei, tule välja, sõber. Jumal küll. Mis? See on tõeline koletis. Mine ämbrisse. Oh, ta on hiiglaslik. Ta on suurem kui Oskar. Kas see on tõesti vähk? Ma ei saa aru. Ta näeb rohkem kreveti moodi välja. Issand, vaata tema pead. Vaata tema pea ülaosa. See on nagu terava otsaga ja žileti terav. Oh, jumal küll. Ma pole oma elu jooksul midagi sellist näinud. See näeb välja, aga see ongi kõik. Sa näed, et hotdogid on nagu katki rebitud. Midagi sõi neid. See oli ilmselt see imelik krevett. Ma arvan, et ma võitsin. Neid on ainult 2, aga üks on suur ja teine on imelik. Jah, see on tõsi. Ja nüüd lähme minu püünise juurde, võtame selle üles ja vaatame, mis me sealt saame. Aga see on kindlasti hea algus. Väike Oskar ja mingi salapärane tulnukolend. Vaata neid kõiki kalu seal. Ma ei tea, mis need on. Aga mehed, me jõudsime tunnelisse minu kalapüünisega. Mul on siin nuga, et lõigata lahti nipukas, mis hoiab väravat lahti, et saaksime kalad kätte, kui midagi püüame. Vaadake seda. Ma näen kalapüünist. Jah, see ei liikunudki üldse. Ma arvan, et ma võidan selle. Tõesti? Ma olen valmis alligaatori rünnakuks. On siin mõni alligaator? Hoidke eemale! See tegelikult ei liikunud üldse. Ma tõesti loodan, et me saime midagi. Tere! Oh, ei ole võimalik. Helen, mul on siin palju kalu. Vaata seda. Ma tunnen palju kalu, Helen. Sul on suur jama. Okei? Ma kuulen neid seal sees pladistamas. Okei, meil on nuga. Me lõikame nipuka lahti. Mis see on? Tegelikult on siin palju kalu. Okei, nii, valmis. Lõks on lahti, jah? Vaata seda. Kohe alguses. Oh, jumal. Okei, siin on palju kalu. Me peame kiiresti tegutsema. Oranž jõevähk, konviktsikliid, valge molli. Ma proovin nad kõik sisse kallata. Seal sees on nii palju kalu. See vesi on mastik. Olgu, meil on seal juba palju sees. Aga seal on veel palju rohkem. Oh, jumal. See on roheline terror ja hiiglaslik. See on suurim, mida ma kunagi näinud olen. See on roosa konviktsikliid seal. Püha taevas. Ma arvan, et ma võitsin sind, ausalt. Kindlasti arvult. Vaata seda siiski. Kuramin, nagu me eelmine kord püüdsime, maiatsikliid. Siin on veel mõned. Vaata seda. See on hullumeelne. Nii palju kalu. Olgu, need on tavalised. Viskame nad tagasi. Veel üks oranž jõevähk. Ma näen teda. Sain ta kätte. Vaata seda, see on suur. Vaata neid sürgu sellel. Selle püünise juures on kõige hullem see, et sellepärast me seda palju ei kasuta, sest kalu on nii raske välja saada. Nagu näha, ma pusin siin kõvasti. Tule nüüd, ma tean, et seal on veel midagi sees. Mis see on? Väike sägapoeg ja veel üks tilaapia. Viskame nad tagasi. Veel üks roheline terrorahven. Vaata seda. Veel üks väike roheline terrorahven. See on tõesti lahe. Paneme ta ämbrisse. Helen, ma arvan, et ma just võitsin selle kalaga. Vaata seda. Ei ole võimalik. Me just püüdsime ühe neist. See on küll väike beebi. Jumal küll. See on väike plekopoeg. Ma unustasin, kuidas teid nimetatakse. Te ütlesite, et see oli vist midagi arbuusiga seotud. Midagi sellist. Me püüdsime hiljuti kanalisatsioonist ühe hiiglasliku. See oli umbes nii suur. Ja nüüd püüdsime väikese beebi. Ma arvan, et see ongi see. Issand, nad näevad nii ägedad välja. Olgu, ma arvan, et ma võitsin selle kalaga just võidu. Kirjutage alla kommentaaridesse, kes teie arvates võitis, kutid. Ma arvan, et minu kalapüünise jaoks ongi kõik. Me saime palju asju, ma pidin selle kõik ämbrisse kallama. Nii, et me hakkame seda kohe läbi vaatama. Vaatame, kas midagi jäi kahe silma vahele. Oh, issand, vaata seda. 2 jõevähki. Väga lahe plekostoomus. Hiiglaslik roosa konviktsikliid. Tere! Ohoo, mis see on? Mis mul praegu käes on? Mis? Jeesus, see on säga. Ma pole kunagi sellist näinud. Mis toimub? Ma ei teadnudki, et me selle püüdsime. See pidi lihtsalt ämbrisse sattuma, kui me kõik sisse kallasime. Ta on peaaegu läbipaistev ka. Sa näed peaaegu tema skeletti. Hiiglaslikud vurrud. See on tõesti äge. Olgu, meil on ämbris nii palju kalu, meil on Heleni saagid. Me läheme neid koju, sorteerime need läbi, paneme oma tiikidesse ja akvaariumitesse. See tunnel on kalu täis. Me püüdsime nii palju ägedaid asju. Oranž vähk, tõeliselt lahe plekostoomus. Roosa konvikt, see imelik säga.
kindlasti peame siia tunnelisse tagasi tulema ja veel avastama, aga praegu lähme koju ja viime nad nende uutesse kodudesse. Hakkame minema, kutid! Olgu, kutid, me jõudsime minu koju tagasi. meil on 2 ämbrit täis häid kalu. oleme siin Oskar Armi juures. Vaadake seda! Nüüd on vesi natuke imelik, sest nagu näete, on siin 1 miljon mangot, kuna see puu siin üleval lihtsalt kukutab neid kogu aeg alla. Meil on veel üks uus tulija, kelle Helen püüdis. Helen, mis nime sa talle paned? Robert, siia olen mina. jaa. Hästi, Robert on tõesti suurepärane nimi ja see on üks ilus kala. Nii et olgu, sõber, mine ole oma sõpradega. Neile ta meeldib. Jah, vaata teda, nad teevad neid. Olgu, veel üks Oskar Armisse. Nüüd on meil see asi. Ma pole päris kindel, kuhu me selle paneme. Kas peaksime ta teiste vähkidega kokku panema võib-olla? Jah, vähkide ronimispuu. Jah, ma mõtlen, see asi näebki natuke välja nagu vähk. Olgu, paneme ta sinna sisse. Kommenteeri all, kui tead, mis see on. Vaata, kui pikad on need tundlad. Need on sõna otseses mõttes umbes 30 sentimeetrit pikad. See on hullumeelne. Nii, nüüd ta läheb vähkide ronimispuusse. Ja siis saime need 2 ka kalapüünisest. Ilusad, väikesed, värvilised vähid. Lisame ka nemad. Selle, kelle me eile püüdsime, panime siia kaamera taga sisse, aga nüüd, kutid, meil on palju rohkem kalu. Me lähme nüüd saladuslikku tiiki ja lisame sinna ka mõned. Vaadake seda, kutid, meil on siin ämber täis kalu. See on iga video juures mu lemmikosa. Kalade siia panemine. Ma ei tea miks, aga mulle lihtsalt meeldib siia igasuguseid suvalisi asju visata. Lähme. Meil on siin üks imelik säga. Ma ei tea täpselt, mis see on, aga ta näeb väga lahe välja. Seal ta läheb. Siin on meil valge molli ja sinine kurami. Seal nad lähevad. Olgu, meil on 2 rohelist terrorit ja 1 vangitsikliid. Seal nad lähevad. Vaata seda. See on kuldne kurami. Ma ütlesin teile, et seal on kuramisid. See on kuldne. Ilus. Seal ta läheb. Okei, vaadake seda, kutid. Nüüd on meil see hiiglaslik roosa vangitsikliid. Lisame ta matakilkuna tiiki. Seal ta läheb. Loodetavasti hakata siin koos teiste vangitsikliididega paljunema ja teeb mõned tõeliselt lahedad värvilised pojad. Viimane asi, mida lisame, on see väike pleko tikihuti akvaariumisse. See on tõesti lahe. Olgu, lähme edasi. Lisame ta tikihuti akvaariumisse. Mu ema ei ole siin, et seda näha, aga ma arvan, et talle hakkab ta meeldima. Seal ta läheb. Ta on nii lahe. See on tõesti äge. Me just püüdsime selle hiiglasliku kanalisatsioonist ja need püüdsime ühe pisikese. Mulle tõesti meeldivad need plekad. Noh, kutid, see oli hullumeelne. Ma olen tõesti õnnelik. Me lõpuks läksime tagasi sinna kohta. Kui tahad näha 3. osa, siis mine alla ja anna mulle teada. Kalapüügilõks 1-1. Kommenteeri, kes sinu arvates võitis. Helen püüdis selle tõeliselt veidra tulnuka asja. Mine alla, pane like, kui sulle meeldis, telli kanal allpool. Näeme järgmises videos. Tšau!